Tere tulemast tagasi siis minu ladumiste kanalile ja tervitan siin kõiki minu vanu olijaid ja tere tulemast ka kõikidele uutele. Tegu on kollektiivse ladumisega ja kui te soovite eraladumist, siis minu meiliaadress on siin selle video all ja võite alati julgelt ühendust võtta. Tänase ladumise ma teen teile teemal kogu tõde minu partnerist. Olgu see siis, kuidas te ise võtate, on romantiline partner, teie tulevane partner, mida iganes. Pealkiri ja energiat, mida me vaatame, on kogu tõde minu partnerist. Ja hakkamegi siis vaatama, millistes energiates on siis see teie partner. Võib-olla te sellest ladumisest leiate vastuse mingile küsimusele, et miks ta nii käitub või miks ta tegi niimoodi või miks ta teeb niimoodi, et tegelikult ega me ei näe ju teise inimese päris mõtetesse ja päris hinge ja sageli loeme me sealt tegelikult, inimene näeb seda ja inimene kuuleb seda, mida ta tahab kuulda ja mida ta tahab näha. Ja siis tekivadki võib-olla sellised vastandlikud olukorrad, et me ei saa nagu tegelikult lõpuks üldse aru, mis nagu toimub. Aga vaatame siis, millistes energiates see partner on ja tegu on, ma kordan veel kord, kollektiivse ladumisega, lugemisega. See on ajatu ladumine, ükskõik millal te selle avastate, siis järelikult see on teile. Tegu on kollektiivse ladumisega. Me ei tea, kelle energiat kaardid parajasti siit kinni võtavad. Kui see ei resoneeru teiega, palun minge edasi, pange see video kinni, ärge vaadake seda. Siin on sadu teisi, kes teevad tarokaardi ladumisi ja neid on nii palju siin, neid tuleb nagu seeni peale vihma praegusel ajal eriti. Ja ärge vaadake siis, kui te tunnete. Ei ole vaja pärast kirjutada, et kuulge, et mis jama sa siin ajad, eks ole, et see ei käi üldse minu kohta. No ei käigi, sellepärast, et kõik ei käigi kõigi kohta. Nii, vaatame siis, millistes energiates see partner on. Siin võib olla partner, kes on teie ärialane partner või mida iganes. Vaatame, mis siit välja tuleb. Minu ladumised on kõik niimoodi, et hakkame siis minema ja vaatame, millistes energiates see partner siis parajasti on. No imperaator. Väga materiaalne. Väga negatiivne. Ühesõnaga, minu jaoks on keisrikaart, tähistab väga egoistlikku inimest. Ja tegelikult aga nii kipub olema. Väga egoistlik mees, väga iseteadlik mees, kõik peab käima ainult tema pilli järgi. Palun poisid, mehed, kui te vaatate, palun pöörake see ringi. Ma ei suuna siin mitte kellegile isiklikult seda. Palun pöörake ringi, ma teen selle ladumise lähtuvalt, nagu sest 98% on minu vaatajatest naised ja palun pöörake kõik ringi. Ka naised loomulikult võivad olla egoistlikud ja ongi. Ja ta on püüdnud terve oma elu olla tegelikult sellises juhtrollis ja iga kord ei ole see välja kukkunud päris hästi ja selline, et kõik peavad nagu minu pilli järgi tantsima. Selline on siis nagu väga tugev energia sellel partneril, aga sellele partnerile on sattunud tavaliselt tema teele ka väga head vastased, kes on ta teatud olukordades üsnagi paika pandud. Ja üldiselt see partner on sellistes pidevalt sellistes lõpetamiste energiates, et ta nagu tahaks nagu lõpetada, aga samas ta tahab nagu mängida edasi. Ja vaadata, kui kaua teine seda kõike minuga kaasa mängib.
ja et siis ma teen selle ukse lahti ja siis ma astun sinna sooja tuppa. Aga noh, kui selline olukord võib ette tulla, siis võib-olla selle ukse taga lihtsalt ei ole enam kedagi, eks ole. Ära pane mitte kunagi tegelikult nii naispool kui ka meespool oma partnerit ootama. Mitte kellegi partner ei pea ootama sinu kirju, sinu sõnavõtte, sinu kutseid, sellepärast, et ta mõtleb, et äkki praegu ei ole veel õige aeg või ma ei kavatsegi seda praegu teha. Ja siis üks päev, kui ta avata selle ukse, seal taga lihtsalt ei ole enam mitte kedagi. Sellepärast, et see naine on lihtsalt ära läinud. See naine on läinud võib-olla kellegi teise juurde, kes väärtustab teda esimesest hetkest. Kui sellel partneril on sattunud täpselt 2 kanget, kui head kivi ei jahvata, siis võib see partner tegelikult ka selle naisega jõuda väga kaugele. Aga ta mõtleb nagu millegipärast, et ta alustab oma suhteid ja siis ta nagu mõtlebki kogu aeg nagu mingile lõpetamisele, et ma nüüd hakkan nagu kohe neid lõpetama või midagi. Hästi palju on lõpetamise energiat selles partneris ja ta tahab ennast ikkagi kuskile sulgeda ja niimoodi, et nagu, et ta kardab võib-olla kõige rohkem, ta ei taha vastu võtta, kiistrid ei taha mitte kunagi võtta vastutust ja ta tegelikult, tema kõige suurem hirm on see, et teda paljastatakse, sellepärast ta istubki kägaras siin selle ukse ees ja ei taha nagu sinna sisse minna, kus on tegelikult nagu soe. Nii et väga, väga keeruline isiksus tuli meil siin välja ja see võib olla ka siis naine, eks ole, ja see võib olla ka ülemus sellisena, sellepärast et nii, et siin on tulnud üks väga keerukas isiksus välja. Nii, mis on siis kogu tõde sellest partnerist? Millised suure arkaani kaardid? Appi. Nüüd tuli natukene midagi muud ka. Selles partneris on väga palju sellist nooruslikku energiat ja nooruslikkust ja nii, et toob nagu poisike selle armastuse karika, mida ta toob. Aga ma ütlen ka veel siis selles mõttes, et mõni mees ja mõni naine võib olla 50-60 aastane ja ta ei saa mitte kunagi täiskasvanuks. Ta seiklebki terve oma elu selles ühes ringis siin, selles poisikese energias. Ja tegelikult tundub siin täpselt samamoodi, see on õnneratakaart, aga ta kordab kogu aeg enda mustreid. Kui te olete nüüd partner, kes olete tema praegune partner, siis eelmistes suhetes ta on teinud täpselt samasuguseid selliseid vigu. Ma ei tahaks öelda, et need vead on, aga ma ütlen niimoodi, et mingi tohutult suur muutus, tohutult suur raputus, see ei ole raputuse kaart tegelikult, väga suur transformatsioon lihtsalt aitab selle isiku, selle partneri ükskord nendest jamadest välja, mida ta tegelikult on iseendale tekitanud ise ja kõikide oma siis selle suhetega, tööl, suhetega, kodus, ilmselt ka oma lastega ja tegelikult ta ise loodab nagu ikkagi sellele vabanemisele ja kus siis ükskord siis ühel hommikul ta ärkab ja siis nagu ta on teine inimene, ta tegelikult tahab ise väga teiseks inimeseks, sest tal on tegelikult, ta soovib minna sinna transformatsiooni, ta soovib minna muutusesse ja ta ei soovi tegelikult enam olla selline, et see on teda tegelikult suhteliselt palju nagu muserdanud ja see ei ole nagu tema enam võib-olla tema niisugune hetke olukord või selline situatsioon, kus ta tahaks edasi olla. Nii, kogu tõde siis sellest partnerist, aga väga tugevad kaardid ühesõnaga on siin. Ta on võimeline tegelikult muutuma siis, kui ta ise saab sellest aru, et ta teeb pidevalt ühtesi ja samasi vigu siin, keerleb selles, tegelikult küll õnnerattas, tal on väga palju võimalusi, aga ta lihtsalt ei kasuta neid võimalusi.
siis ta, issand, kui palju suurt arkaani, siis kõigele vaatamata tegelikult, nojah, siin tulevadki ainult suured arkaanid. Kuulge, kes see partner teil on, öelge mulle ka. Väga tugev tegelikult ühesõnaga, aga ta on võtnud nagu natukene valed suunad ühesõnaga või valed lähenemised ja pidevalt on tema elus nagu mingi võitlus, et ta peab seisma enda seisukohtade eest, ta peab võitlema võib-olla mingite naiste eest, mida ta tegelikult ei taha, või naiste või meeste eest, eks ole, ja tegelikult on ta väga suures ohvri rollis tegelikult olnud kuni siiamaani nende võitlustega ja tal on sattunud tegelikult väga tugevad naised ja sellised, kes nagu tead, ma ütlen niimoodi, et ma tulin jälle siia vastu, ma ei saa seda kuidagi, kui satuvad tema teele pentaklite kuninganna ja mõõkade kuninganna, mošeede kuninganna, külm, siis mulle tundub, et nende kahe tähemärgi ühesõnaga esindajad siin saavad temaga kõige paremini hakkama. Et need on maaelemendid ja õhuelemendid. Nii et need võivad tuua ka ise selle mehe ellu torni, mille kaudu toimub vabanemine, transformatsioon, mitte enam ohvrirollis olemine, mitte võitlemine, kogu aeg olla millegile valmis ja siis, aga see võib muidugi õnnestuda ka teiste tähemärkidega, et või tähendab ühesõnaga siis kõikide tähtkuju järgi teiste naistega, aga üldiselt see mees on teinud ikka väga palju oma elus ikka naistele torne ja naine on teinud meestele torne, eks ole, ja siis ta on ikkagi, aga ta ei ole ennast tegelikult lõpuni hästi tundnud. Mõned tornid on ta teinud teadlikult ja mõned tornid on talle tehtud mitte teadlikult. Nii, kogu tõde sellest partnerist. Võtame teised kaardid. Võtame praegu, mul on väga vähe neid müstilisi oraakli taarosi kasutanud, mida kogu tõde sellest partnerist, mida siis peate teadma. Nii, võtame need 2 tükki siis ära ja vaatame, mida siis need kaardid meile siin siis ütlevad. See on siis ühesõnaga väga jah, siuksed müstilised kaardid on, et sellel mehel või sellel naisel, sellel isiksusel, sellel partneril on nagu antud siia 2 sellist märksõna, et vabane oma sõltuvusest. Need on järjest 4. Muutu objektiivsemaks ja mõtle surmast ja sealt kaugemale. See inimene on väga nagu ta on olnud tegelikult oma elus sellistes olukordades, kus võib-olla ta nagu ei saagi enam edasi minna nii, et ta saab aru tegelikult, et see on ja ta on kaotanudki nagu sellise taju ja objektiivsuse, aga teda ei ole muutnud see. Teda ei ole see lihtsalt muutnud, et see on pannud võib-olla teda mõtlema, et kõik ei ole igavene. Sest ükskord me läheme kõik ju kunagi sinna teispoolsusesse, eks ole, kes varem, kes hiljem ja kõik ei ole igavene ja ta võib-olla ongi nagu kinni selles, et kõik, mis või kes on tema elus, on väga loomulik ja ta ei mõtlegi nagu, ta mõtlebki nagu hetkeliselt ja siis on tal jah ikkagi, ta on sõltuvuses, ta on sõltuvuses ühesõnaga ja ta ei tee tegelikult muutu, tal on siin palvet muutu objektiivsemaks, eks ole, aga kui võttes neid teisi kaarte siin kõike, siis üldiselt kui ta tunneb ennast alati sellises ohvri rollis ja mingisugusest objektiivsusest siin nagu juttu ei ole. Mida ütlevad kuuloogia kaardid kogu tõde sinu partnerist?
mida nad ütlevad. Mida nad tahavad sulle öelda, sest sina hakkasid seda videot vaatama, siis huvitab sind, mida see keiser siis nagu sinu ellu on tooma tulnud. Väga raske variant tegelikult. Keisrid on alati väga vähesed tegelikult saavad keisritega hakkama. Tuline haripunkt läheneb. Mingisugune selgus tuleb. Täiskuu jääras. Jäärani on meil natukene veel aega, jäär on kevadel, aga kuna kaartidel ei ole tegelikult mingit aega, siis võib-olla tuleb mingi, kes läheb nagu selle partneriga edasi nagu kevadesse, siis mingi väga suure võib-olla need transformatsioonid ja need ülestõusmised ja need vabanemised saavadki toimuma võib-olla siis tõesti siin jääras. Ja väga oluline on ka skorpion. Meil on praegu tegelikult skorpion, hakkab meil juba nüüd paraku lõppema, kuid ka praegu neid seisa oma hirmudega silmitsi. Siis võib-olla teie peaksite, kes te olete tema partner, vaatama võib-olla natukene selgemalt neid asju, mida te tegelikult näete seal oma partneris, aga te nagu ei taha sellele võib-olla nii kindlameelselt otsa vaadata, aga te näete seda tõde tegelikult. Tehke oma silmad lahti ja siis vaadake võib-olla, et te teate tegelikult selle oma partneri või oma ülemuse või kelle iganes, keda te selleks partneriks peate. Nii, kogu tõde partnerist võtame siis ainult universumist õigeid ja ainult tõeseid vastuseid. Mul oli siin vahel hoopis üks teine kaart, aga kui ta siia vahele sattus, siis võtame selle. Nii, tegelikult ei võta. See oli väga keeruline kaart, ma ei pane seda siin. Nii, vaatame siis edasi kogu tõde oma partnerist või sellest partnerist. Vaatame, mida peaingli tarokaardid tahavad meile siin öelda. Karikate rüütel, rahvahääli rüütel, romantiline, dramaatiline, poeetiline, endasse süüviv, pühendunud, romantilised suhted, pööraselt kõrvuni arvumine, olukorrad või teemad, mis panevad südame tantsima. Siin on see ehtne see rüütel valgel hobusel, eks ole. Ja sellisena tegelikult ta ongi alati kõikidele teistele naistele, meestele näidanud. Ta tulebki sõna otseses mõttes selle rüütlina, selle valgel hobusel ja lööb kõik uksed ja aknad lahti ja tuleb sinna sisse ja vallutab südamed ja pead ja kõik ma ei tea, mis asjad, eks ole. Ja siis ise ka pärast ei oska nagu sellega hakkama saada. Või niimoodi, aga tõeline, nüüd oli küll midagi sellist, mis siin ei pidanud olema, aga okei. Ja siis, ja ta ongi. Aga tavaliselt need rüütlid, nad toovad küll armastuse ja nad toovad tunded ja niimoodi, et aga kõik ei oska tegelikult nende tunnetega hakkama saada alati ühesõnaga ja siis võib-olla sellised tasased ja võib-olla pentaklite rüütel, eks ole, kes on tunduvalt võib-olla parem, et ta küll kohati tundub, et seisab paigal, et mitte midagi ei liigu, eks ole, siis võib-olla see on natukene parem. Minu jaoks näiteks küll võib-olla, et võib-olla see selline, aga mitte ka täiesti paigal seis, eks ole, sest see, mis seisab paigal, see lihtsalt roiskub. Ja tuli siis Arieli äss. Täna sul veab uued rahalised, ajalised või toetavad vahendid, töökoha muutus või edutamine. Ühesõnaga, see on nüüd nagu ka siis, kui nüüd see puudutab nüüd teie partnerlust tööl, teie ülemust, siis tegelikult ma ütleksin, et ta ei ole tegelikult nii hull, nagu teie teda näete seal ühesõnaga. Ja tegelikult ta mõtleb väga palju oma alluvate peale. Ja minu meelest on ta loonud tegelikult oma alluvatele ja kaasa arvatud ka sulle tegelikult väga sellise perspektiivika ja ta mõtleb ka teiste peale. Et siin ei ole nagu niimoodi, et ta mõtleks nagu ainult enda peale. Palju tegevust, ootamatud ja kohesed tulemused. Oluline on suhtlus. Siin ongi nüüd ühesõnaga niimoodi,
et tegelikult ta asub ka väga palju kaitsepositsioonile. Ja võib-olla püüab teile nagu see partner selgeks teha, et noh, et mis sa nüüd näed, sa näed ju mingit, et mis su probleem on nagu, et ma olen ju olemas ja mis siis nagu on ühesõnaga, et millega sa nagu rahul ei ole. Et et ta püüab nagu, aga see tähendab nagu seda, et ta tegelikult kaitseb ennast ja ta on nagu selle kaitsepositsioonil ühesõnaga. Aga armastus ja õnnistused täidavad su eluharmoonilised suhted pereliikmetega, õnnelik lõpp. Kui te olete suutnud tegelikult selle kadalipu nagu läbi käia, et et kõik ei ole nagu nii lootusetu ja kõik ei ole nagu ikkagi nii egoistlik ja kui te nagu nii-öelda kodustate ja kui ta saab nagu tegelikult heal määral kodustatud, siis tuleb siia ka karikate 10, eks ole, et tegelikult kui ta teeb selle teekonna, need transformatsioonid ja ülestõusmise ja väljub sealt ohvri rollist ja lõpetab ära need pidevad tornide tegemised naistele, poisid pöörake ringi, eks ole, ühesõnaga siis on ka täitsa võimalik, et ta toob selle karikate rüütli ja karikate 10, et ta on võimeline tegelikult muutuma, aga ta on võimeline muutuma ainult siis, kui ta seda ise tahab. Aga ükskord sellised inimesed hakkavad aru saama, et lihtsalt, nagu öeldakse, neid ei toida sellised suhted, neid ei toida selline olukord suhetes. Et muidugi peab olema keegi, kes seda pead keerab, keegi peab olema kael, aga siiski väga erinevates olekutes, nagu partnerite vahelised erinevad olekud, et see ei vii ka tegelikult mitte kuskile. Et need on niisugused, et meil ei ole vaja olla tegelikult nendes keerukates suhetes ja siis on jah niimoodi ja kui me võtame siin nüüd nagu partnerluse poole pealt, eks ole, et me ei võta siin ja siis ta toob ju tegelikult ka väga head materiaalset. On võimalik ja kui ta loob perekonna, siis ta tõesti ühesõnaga on võimeline tooma ka sinna väga head materiaalsust ja väga head küllust, mille pärast te ise nagu enam pärast seda, et mündid on teil siin jalge all, eks ole, ja et ma ei saa kuidagi, ma olen nüüd taga, kogu aeg lähen siia vastu. Ja siis ta toob ka selle nagu materiaalse rikkuse nagu kõik teie ette, et kui ta jõuab nagu ükskord sellisesse Rafaeli 10 ja Rafaeli rüütli sellisesse faasi, kui ta lõpetab ära siis nagu enda selle kaitsmise ja kaitsepositsioonil olemise. Aga kuna tuline haripunkt läheneb ja võib-olla isegi selle partneri suhtes on sul olnud ka natukene liiga palju nagu hirme. Et muidugi, kui tuleb üks keiser, siis ma arvan, et mina ka oleksin hirmul, et natukene, sest keiser on tegelikult väga jõuline ja kes meist ei ole egoist? Me oleme kõik egoistid tegelikult, sest me peamegi olema, sest see on meie alalhoiu instinkt selline ja ka egoismi peab olema, sellepärast et ei saa olla niisugune oi, et ma olen nagu juba selline paindlik või niisugune natukene tossikene, siis ei, seda ei saa. Vaatame nüüd siis veel lõpetuseks ühesõnaga. Teate, ma võtan neid enda tehtud kaarte, ma ei ole neid väga palju kaua aega kasutanud. Aga vaatame enda tehtud kaartidega, et kogu tõde partnerist, et mis see partner siis nagu on, et millised kaardid siis siit nagu tulevad. Mida sa seisad ja mida sa ootad? Miks sa midagi ei tee? Kuhu sa tahad jõuda? Tee see endale selgeks. Selgita ainult iseendale. Ainult sina ise otsustad enda elu üle. Ainult sina. Sul on vägi, sul on võimed, sul on kõik, mida sa vajad. Sa oled võimeline saavutama kõike, mida sa soovid. See on võib-olla soovitus nagu siis võib-olla sulle rohkem, kes sa mind vaatad praegu siin. Et ma ei tea, kuidagi täna ma panin Facebooki ka selle oma, otsige üles ka Facebooki, see minu, või tähendab samanimeline leht. Ma panin Facebooki täna 3 postitust. Mul hästi tahtis läbi tulla, ma hommikul panin juba sinna päevakaardiks tuli transformatsioonikaarta ja mul tahtis väga tulla läbi sealt see kaart
või sõnum ühesõnaga see, mis ma panin teisena nüüd sinna, see oli siis, et ära kontrolli liiga palju teisi. Ja siin on nüüd ka, et keiser, kui tema kontrolli kaotab, kellegi teise üle, siis on täitsa lõpp ühesõnaga. Ma ei saa siia vastandada keisrinnat, sest nad on väga erinevad ühesõnaga. Ja et tõesti, et ta meeletu, kui tema nüüd kontrolli kaotab, esiteks ta ei taha vastutada, absoluutselt ta ei taha võtta vastutust, eks ole. Ja kui ta oma kontrolli kaotab teiste üle, siis on täiesti kohutav ühesõnaga. Ja siis ongi niimoodi ja ma panin sinna täpselt samamoodi ühesõnaga ka Facebooki sinna kolmandaks, väga palju sõnumeid tahtis nagu täna tulla. Panin sinna üles selle, et täpselt, et mida sa seisad ja mida sa ootad. Ja tegelikult ka selle inimese elus võib tekkida selline moment, et ta arvab, et nagunii kõik mind ootavad, aga lõputult ei oota mitte ükski inimene. Ei naine ega ka mees. See on üsna selge. Nii, ja vaatame siis veel ühe kaardi siit. Pole vaja ronida sinna, kus pole sinu koht. Ära püüa seda, mis pole sulle määratud. Lase elul lihtsalt kulgeda ja sa võid jõuda sinna, millest sa isegi unistada ei osanud, millest sa unistada ei julgenud. Kulge vabalt ja loogeldes, siis jõuad sa tippu. Ma ütleksin, et see ei ole mitte kogu tõde sellest partnerist, aga need kaks minu enda kannaldatud kaardid, et võib-olla need on sõnumid sulle, mida sa võib-olla peaksid kõige rohkem, et võib-olla see ei olegi tegelikult probleem, see kogu tõde partnerist, vaid need kaks sõnumit, mida ma siia enda tehtud kaartidelt siis valin ja lugesin. Mida siis lõpetuseks tahetakse öelda veel kogu tõde minu partnerist? Ja tegu on siis kollektiivse ladumisega, ma tuletan teile meelde, eks ole. Ja siis, et see ei pruugi kõikidega resoneeruda, kui soovite isiklikku ladumist, siis kirjutage minu meilile, mis on selle video all. Ja tegu on loomulikult siis ka ajatuga. Ja mida siis veel tahetakse lõpetuseks öelda kogu tõde sinu partnerist? Kas on siis tööl, kas need on partnerlus oma lastega, suhetes vanematega, võtke nii, nagu teie tahate seda võtta sõnaga. Ja tuli nagu siin, et need ongi võib-olla need viimased on nagu võib-olla nagu sellised õpetused või nagu öelda tahtmised just teile, eks ole, kes te seda vaatate, kes te minu vaataja praegu olete. Tegelikult minikeisrinna ja siin selles suhtes võib-olla tõesti on parem see, kui te võtate selle aja maha, keskendute ainult iseendale. Tegelikult istud sa täheval paistel ja siit trepist on ainult ülesminek ühesõnaga. Ja kõik, mis sa ehitad sa üles ainult iseendale. Mõtle iseenda peale, ole iseenda keskmes. Ainult see, mida sa teed iseendale, on kõige tähtsam siin elus. Tegelikult, partnerid, mõned partnerid tulevad, lähevad, eks ole, lapsed kasvavad suureks, lähevad kodust ära, vanemad paraku lähevad, eks ole, lähevad taevastele teedele ja sina oled see, kes tegelikult on ainult iseendale tähtis. Leia tee iseendani ja siis laabub absoluutselt kõik. Ma tänan, et vaatasite, olen Auli ja ma loodan, et teile meeldis see ja järgnevate kohtumisteni.